Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Kõigepealt ma tuletan teile meelde, et samasugused kaardid nagu mul siin laual, uued lähevad kõigi kanali tellijate vahel loosimisele siis, kui meid on siin kokku 250. Siis ma teen eraldi video, mille alla te siis saate oma loosimise osavõttu soovist teada anda. Aga praegu vaatame neid kaarte, mis teile on selleks nädalaks välja tulnud. Nädala algab teil siin sauade kuningannaga ja järgmisena tuleb teil karikate baas. Sauade kuninganna, tema on tuleelement, temal on lennukaid ideid, temal on seda tulisust, tahet. Sauade kuninganna on, kuidas ma siis ütlen, ta on nagu särav koos oma lennukate ideedega, tahtega ära teha midagi ja sõnnid oma rahulikkusega suudavad sauade kuninganna lennukad ideed ära teostada või. Et kui sauade kuninganna on tuli, siis sõnnide element on see kamin, kus kohas see tuli saab rahulikult põleda. Sauade kuninganna võib sellel nädalal keegi selline tuline teie tutvusringkonnast võib sellel nädalal käia välja mingisuguse hea idee, millest teie saate kinni haarata. Ja siis kas koos seda teha või iganes ta võib teile mingisuguse idee anda. Seal on karikate baas. No karikate baas tuleb uudistega. Kõik baasid tulevad uudistega ja karikate baas tuleb, see on kuidagi isikliku elu ja suhetega seotud uudised. Kas mõni vana tuttav annab endast märku, saadab sõnumi, helistab, tuleb külla, toob teile mingid uudised. Edasi tuleb siit karikate 9. Karikate 9 minu jaoks on soovide täitumise kaart. Kui teie olete midagi soovinud, siis sellel nädalal või lähitulevikus hakkavad need soovid vaikselt täituma, vähemalt mingi osa nendest. Et see on soovide täitumise kaart ja kui siit edasi tuleb sauade 4, siis sauade 4 on minu jaoks alati olnud peokaart. See on selline tantsu ja tralliga pidu, selline suurem asi. See ei ole mingi selline lihtsalt istumine, aga see on selline pidu, kus on tantsu, kus on laulu, kus on tralli, kus inimesed saavad kokku, on rõõmsad, õnnelikud. Ma ei tea, mis pidu siin tulemas võib olla. Võib-olla see pidu teie elus, võib-olla see mingisugune suurem sündmus, kus te osalete näiteks sellel nädalal, võib-olla kutsutakse teid kusagile, seesama karikate baas võib ju ka teile mingi peokutse tuua, see ongi seotud suhtlemisega, suhetega. Ja võib-olla te olete soovinud mingit pidu, olete mõelnud pikalt, et tahaks võt sellist pidu või sinna või tänna kusagile minna, seda koos viibimist. Et igatahes pidu on siin plaanis. Siin all on müntide 5 ja 2 rüütlit. Müntide 5 on olnud minu jaoks vaesuse kaart. Ta ei ole ainult rahaline vaesus, ta on nagu ka puudus. Seal peol ärge siis väga kulutage. Et ta on nagu selline, ta võib olla energiapuudus, ta võib olla tahtepuudus, väsimus, et ei taha mitte midagi, ta võib olla ka rahaline puudus. Just nagu see, et kui liiga kulutada, siis ongi kuu lõpus näpud põhjas. Ma sinna tahan jõuda. Aga need 2 rüütlit siin on karikate rüütel ja sauade rüütel. Karikate rüütel, see kaart räägib sellest, et karikate rüütel on selline inimene, kes elab teistele. Tema tunneb rõõmu aitamisest, teenimisest
ja ta vajub lössi siis, kui tal ei ole kedagi aidata, kui ta ei saa kellegi heaks midagi teha, kui ta ei tunne ennast vajalikuna. Võib-olla on see kokkuvõttev, see ta tahab olla vajalik, ta tahab olla, no ma ei saa öelda tähelepanu keskpunktis, seda ta ei soovi, aga tema tahab olla vajalik, ta tahab inimesi aidata, ta tahab olla nende jaoks olemas. Ja kui ta seda ei saa, no siis ta nagu tunneb, et ta ei ela täisväärtuslikku elu. Ja sauade rüütel siinsamasel kõrval, temal on fookus väga tähtis. See kaart räägib sellest, et kõik, mis te olete plaaninud, tuleks ära teha. Et tehke siis kõik ära, mis te selleks nädalaks olete plaaninud, et see rüütel oleks rahul. Et kui karikate rüütel tahab teenida, siis sauade rüütel tahab olla kindel, et kõik töö on tehtud ja midagi ei ole visatud järgmise nädala varna. Mis siis kokkuvõtteks? No kokkuvõtteks on teil siin lennukaid ideid, pidu tulemas, soovide täitumine. Selle puuduse kaardi kohta ma ei oska midagi öelda, see on ilmselt hoiatus, et mitte üle kulutada, ärge tehke emotsiooni oste sellel nädalal, on selle lühisõnum. Tundke rõõmu teenimisest ja tehke kõik ära, mis sellel nädalal on vaja teha. Selline tavaline nädal. Koos soovide täitumisega, uudistega kelleltki, inimeste teenimisega, lennukate ideedega ja peoga. Nii et nautige seda nädalat, tundke rõõmu kõigest sellest, mis elu teile toob. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.